Türa küll, kus sikutab raisk. Aisa tuss raisk, see tuleb ära märkida. Ja all on näha ka mingisugune. Oi pläd, oi pläd, oi pläd, oi pläd, oi pläd. Ja teistpidi käik sisse ja poog ja kohe minek, kohe minek. Roll, tagurpidi, saida parvele järgi. Keri omajagu välja. Ja siis võta minu oma. Ei saa suurt kala ära lasta. Oi pläd, jälle on üks madal lekku jälle. Vaadake, kus tal on ots pingul. Väga tubli. Nad süvendavad. Teised püüavad kala. Ei tea, kui suur see kala kättesaamis on, kui kuradi see on. Kui see siin kaevab niimoodi. Väga väike, ma arvan. Juurikas küll, ütleme nii. Aga kuldne, väga kuldne. Me tulime natukene kaugemale. Proovime siit, sellepärast makrell on täies hoos ja me traalisime ja meil läks ära. Me ei ole kaua püüdnud siin. Võib-olla mingi pool tunnikest või midagi sellist. Sest ma hommikul tulin, aku oli tühi. See oli vaja minna kõigene muus mariine aku osta. Näed, sasse. Makrelli rakendused panime ja siukse ostsime siukse sinise selle, sest siin on sügav 10 meetrit, vaata, teised värvid kaovad ära ju seal juba mingi aja peale. Mis mingi, ma arvan, et punane kaob juba seal mingi 4-5 meetri pealt enam punast ei näe. Aga sinine ja hõbe on siuke rusika reegel, ütleme nii. Ja see on siukse ilusa läikega lant ka ääres. $1 poest ostsime 45 grammi ja siis 45 grammi ja seda maksis 6 euri vist või. Aga ei ole hea on selleks panna kuradi tirgutiks, ütleme niimoodi. Töötab. Opa, otsas. Oi, see on raisk, kus sikutab raisk. Nüüd on makrell ka. Nüüd on makrell raisk. Türa küll, kus sikutab raisk. Aisa tuss raisk, see tuleb ära märkida. Ja all on näha ka mingisugune. Oi pläd, oi pläd, oi pläd, oi pläd, oi pläd. Jõuage välja tõmmata raisk. Siuke kala on otsas, mine pekki. Lepaus, tule appi. Välja kerima. Ma panen ühe ketta juurde. Mul on ka otsas. Sul on ka otsas või? Väga räiged sipud. Oi pläd, siin on näha ka makrelli parv on all. Kiiresti ülesse ja uus. Ai, sa raisk. Milline jõpikas siit tuleb. Mul on neid rohkem. Mine pekki, mul on terve rida. Saidad. Mul on ka saidad. Vaata, kui palju 3. 3 on vähe. Pane uuesti viska alla, siin on saida parv all. Saidal ei ole seda. Saab kohe kuivama panna. Kohe kiiresti, need saab kuivama panna. Neil ei ole mõõtu. Ma arvasin, et see oli makrell, aga ei olnud. Saidal ei ole mõõtu. Mine pekki. Peab kaugemale viskama, nad ei ole päris all. Aga tulevad jälle, lihtsalt lase alla. Tuleb jälle. Saida, kurat. Mine pekki. Kohe alla, paksult alt täis põhja kohe. Paksult täis reis. Selle tuleb kohe järgi sõita.
ta ei võta ära. Kadus alt ära parv. Kui ei tule, teeme kohe kannaka. Keri välja kiiresti, hästi kiiresti. Hästi kiiresti. Üleval. Tagurpidi käik sisse. Nii. Ja kihutame Saida parvele kohe järgi. Teisipidi käik sisse ja poog ja kohe minek. Roll, tagurpidi, Saida parvele järgi. Saab Saida parve taga ajamine. Nee. Vaat, kus oli kalapüük. Kannakas oli ülikõva, nägite ja käsi, pidurid, värgid, särgid. See on iga meistritöö siin. Kuivama. Saida on üli ja kuivatud. Üli kõva ju. Saab ikka. Kõike kala saab praetilt süüa. No jätkame siis, kui me oleme leidnud parve uuesti üles, aga selle kursi peal nad peaksid tulema. Vestis. Ma sõitsin itta, nii et nüüd ma sõidan Vesti. 2 tuuleaugi, mine pekki. Kus see võimalik on? Üks on sabast kinni. Tõsta ka välja. Türa meil käis siuke action, ma sõitsin madalikule vahepeal. No what? Ma räägin sulle, toidab. Nooti natuke juurde panna, action käib. Ma sõitsin, mulle hakkas silm alles peale, kui oli juba, oli 0,5 oli reis. Türa, siin on madalikud, saate aru reis. Just praegu juhtus. 0,5 reis, täitsa perses, pane madalikule reis. Ma räägin sulle, kui randa ei tunne, on väga keeruline. Mul ka otsas midagi. Nüüd viskas siukse kuredi. Mul ka otsas, Triin. Viska kohe sisse, ma proovin. Türa viskas siukse kuredi tormi üles siin. Aga noh, selline kalurite elu on. Keset merd ja ookeani. Pool spagaadi seisus. Mul tuleb meelde juba, kuidas ma põhjas olin laua ääres töötasin. Ma ei tea, mis see otsas on nüüd. Midagi suurt. Midagi suurt on otsas. Tavaliselt nii on, kui hakkab meri möllama, siis hakkab kala tulema. Ja näed, Triin viskas sisse. Ja, et ma vastu pead ei saanud. Mingi tursk või? Vastu lainet minna raisk.
läks. Ja läks. Vahet ei ole, uuesti sisse kohe. Uuesti sisse kohe. Kiirus on natukene väike reis. Vaja kahe poole peale saada. Juhu! 1,4 meetrit reis. Taga jälle. Taga jälle mul midagi. Ma räägin nii, see on alati niimoodi. Merel põhjas oli samamoodi. Kui on torm, siis on kala. Kui on vaikne ja ilus, siis ei ole kala. Kala otsas, ma ei tea, mis asi. Kas makrell või tuulehaug või saida või sikutab raisk. Ma pean ju vaatama siin natukene. Nii ta on. Saagi seda kätte. Jube raske. Keri omajagu välja. Ja siis võta minu oma. Ei saa suurt kala ära lasta. Oi, pläd, jälle on üks madal ikkagi jälle. Madalaks läheb raisk 0,1. Kala otsas raisk. Ma räägin madalikku siit täis raisk. Teeme siukse lükka. Võta see ongi ja istu maha. Ma hakkan sinna poole minema. Läheme alla tuult. Palju sügavus on 2 meetrit, kannad minna. Saa keri ja kogu aeg. Lähme kalale, sõidame vastu. Siis kala ei pea siplema nii palju. Aga ega ma pean siin sügavust vaatama. Tuleb. Siin on 3 kalas. 3 tükki. Mis sügavus teeb? Ega ma ei saa lasta, muidu me triivime ära kaldale, sa pead ise otsast ära võtma need. Ma pean pähe. Niimoodi käib möll merel. Ega ei tule, õhtusöök ei tule kergelt, võin teile öelda. Väga hea. Paneme uuesti sisse kohe. Ma tahaks siit ranniku äärt minna, aga türa siin on madalikud raisk. Las nad praegu olla maas siin. Anna ka latid tagasi ja lähme viskame uuesti välja. Vaata, kui suur laine on, aga
üle ei tule, see on hea, ei pritsi. Sa istu jah? Ma olen harjunud lainega. Viska omajagu ka sisse, kus. Kiirus on. Mis ass? Väike ekstreemsus käib. Vot nii, niimoodi käib äri. Ja lepaus viskas ka sisse, väga hea. 3 eri rästikut korraga. Väga hea. Jube kiiresti tuli laine peale, oli jumala sile ja ühelt maalt järsku tümaga. Aga natuke nooti juurde. Paneme natuke nooti juurde. Stormis kerib kara välja. Vaadake, kus tal on ots pingul. Väga tubli. Juhu, edasi kentuge poisid, kalapaat on kala täis ja tuleb. Sügavus on 2 meetrit. Omari Okuma ketas ja Omar tellis temust Okuma ketta. Jäts mulle suurt kala välja kerida. No vaat, mis sealt tuleb? Siin võib vabalt merikat tulla. Raske või? Jubedalt prassib raisk. Äkki makrell? Ei tea jah. Ei läinud. Sul on rästik risti, sellepärast oli rass. Makrelli tahaks saada, ma arvan, sadama ees nad saavad makrelli. Lanti kinni jääb. Au. Oota, ma keeran antsa. Mul läks see kindlast läbi. Nüüd on perse. Oota. Praegu on hea sügavus. Lontrused kinni püüdnud. Väga hea. Vähemalt on huvitav. Anna. Tänaseks ütleme niimoodi, et läheme tiksume ära kaldasse ja siin väga hästi vanamees on ilusti vastu pidanud selle kõigele ja
jätkame juba. Ma lähen kalurite külla jaanipäeva pidama, homme on siis meil tuli. Siis toon oma need asjad ära sealt ja siis vaatan, võib-olla järgmises videos juba näete, kuidas lobsteri potid viskame sisse. Ja püüame ja õpime ikkagi seda ja te ei pea tulema minu juurde, tulge Penneruppi. Liivarand, kalapüük, ilusad suvilad, ma arvan, et kui ma mööda ei pane kuskil võib-olla 800 € on nädal. Ilusad kõik elamised, seal on kõik included, ütleme nii. Kalarestoranid, värgid, särgid ja väga ilusa vaatega, nii et mingi otsige Pennerupp ülesse või tahate kirjutage, ma panen lingi ja võtke puhkus omale siia. Arhusse tuleb lennuk Riiast 14 €, nii et perega puhkama tulla on väga vinge. Ja kui tahate mind ka, võite minuga ka välja sõita kerge raha eest. No kütti läheb palju, ütleme niimoodi. Täna ma arvan, et 2 liitrit on läinud. Aga selge, olge tublid ja tänud kõik, kes toetavad ja tänud, kes kommenteerivad ja panevad like ja aitavad kanalil ikkagi edasi jõuda kuhugile maale. Aga no, tublid olete.